mingis olukorras on võib-olla seda raske vastu võtta, sellist filosoofilist või elukäsitluse pointi, et kui sul raske on. Aga kui sul on natuke kergem või ütleme, et see on üks Jumala väga suur armulikkus või looduse, emakese looduse või universumi armulikkus. Kas keegi soovib, et saad aru, et loodus on oma poolt kõik teinud Jumal. Et Jumal on nagu mitte ainult teinud, vaid ta on rohkem teinud, kui sa isegi ette kujutasid või lootsid ja teeb seda igal hetkel. Et ainuke, kes peab midagi tegema veel, on minu teadvus. See ei käi muidugi lihtsalt, saad olla ilus, tore, rõõmus, armastav hing, kes sa algselt oled, aga tee sinna, siis see ongi, nimetatakse religioon, jooga, spirituaalsus, vaimsus, mis iganes sõnu me seal kasutame. Et sa saaks aru, et see suur elu kõikides oma avaldumistes, värvides, lõhnades, maitsetes, olukordades, sugulastes, kehas, kõik anded, kalduvused, mis sul on, et see on piisav materjal, et olla siin ja praegu, õnnelik ennast teadvustada igavese hingena, kes on täis õndsust. Ja sellist spontaanset, ekstaatilist armastust. Et see kõlab sentimentaalselt, aga igasugune analüüs või väike elukogemus, nagu ma ütlesin, või Jumala armulikkus, kui ta meile seda näitab, siis see hämmastab ja teeb väga tänulikuks ja alandlikuks. Et muidu meil on ikkagi kuskil alateadlikud, siiamaani kindlasti, et see võiks olla nii, siis ma oleks nagu, see oleks parem variant või sugulased võiks parem olla, töökoht võiks parem olla, keha võiks parem olla, riik võiks parem olla, ilm võiks parem olla, karma võiks parem olla, igas sellist mõtted on. Et siis ma oleks nagu selline. Siis ma oleks õnnelikum ja parem ja toredam ja armastavam hing. Aga see hetk ei ole lihtsalt soodne. Kahjuks pean ise ennast teisi kurvastama. Praegu on kõige soodsam hetk. Olevikus siin ja praegu ja kohe. Et Jumal on omalt poolt kõik teinud. Ja mina olen seda küll nagu, see on küll suur ime, et ma olen seda teadvustanud, et pigem tekitab see piinlikkust, kui palju Jumal annab ja on andnud. Ilu, headust, muusikat, huumorit, sõpru, ema-isa armastust, õpetajaid, ilusad kogemusi, mälestusi. Ja istun siin selles hetkes ja siis teadvustan, et ainuke, kes peab midagi muutma, on minu teadvus või minu käitumine, minu omadused, minu tegevused, seal nagu kvaliteeti parandama, et siis vastu tulla sellele suurele loomulikule, spontaansele armastuse ookeanile, mis juba nagunii on.